Meie päev algas väga huvitavalt, me hakkame minema siis Tiigri templisse, aga meil on siin ukse taga konn. Ei julge puutuda ka, pärast on mingi troopiline ja mürgine konn. Aga lähme ütleme receptionisse, et meil on konn ukse taga. Täna liigume Tiger Cave, selline tiigrikoobas. Varahommikul oli kõva oovihm ja meile tuleb, kui ma ei eksi, siis naistaksojuht MG autoga, need on Inglise autod, kui see on nüüd selline, mida mina mõtlen. Päike paistab, ma ei tea, kui hea mõte on, meil on kaasas igal ühel siis 1,5-liitrine veepudel ja see retk saab olema vinge. Suutsin eile oma varba pooleks kukkuda ja tohterdasin seda, nii et eks siis näha ole, kuida meil see trip välja nägema hakkab. Ai. 330 pahhi oli siis Bolti hind, et me oleme siiamaani ainult Bolti kasutanud, et väga mugav, kiirelt tuleb kohale. Ja see teeb siis eurodesse 9 eurot on siis see, mis see vahem oli, palju 40 mintsi sõitu, ma vaatan kohe. Ma tegelikult kohe äpist vaatan, ma ju näen ära 27 minutit sõitu näitab siis ja kilometraaži ma vist ei näegi hetkelselt kuidagi moodi, see äpp näitab imelikult siin. Ma ei kujuta, et eile nägin siis Mölsi. Oli väga tore kohtumine, et olid ka käinud siis seal, tema pere oli ka käinud siis seal selles Tiger Temples või koopas või mis iganes ta siis on. Ja hoiatasid, et peaks siis nagu ikkagi vett kõvasti kaasa varuma. Üleval pidi olema ka veekraani, aga vaated pidid olema ikkagi seda väärt, nii et võtsime selle teekonna siis ette, eks me siis saame teada, kui hull see teekond olema saab. Siin on nüüd klassikaline näide sellest, kuidas sõidetakse autokastis ilusti tööle. Ei mingit probleemi ei ole. On vaja tööle minna, siis on vaja tööle minna. On ju ikkagi neljapäev või reede või. Mul on päevad siin sassi läinud. Ma vinge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesi istuvad siis autokastis. Kullast tempel seal üleval ma näen. Seal eemal kaugel üleval on näha siis kullast tempel ja sinna samma üles me peame kuidagi saama ronitud siis, et ei põnev selles mõttes, et jõudsime kohale siia selle Tiigri koopa templi jalamile ja me peame sinna üles mäkke minema. Siin näitab, et maksab 50 pahhi see ja lühikeste pükstega ei tohi minna, aga mul on lühikesed püksid jalas. Ma ei kujuta ette, kas ma ei saagi sinna templisse siis või? Või peab õlad kinni katma. No ei tea. Väljas on päris palavaks läinud. See väike vihm, mis hommikul oli, see ei ole mitte grammi võrdki midagi jahutanud ja nüüd siis tuleb hakata vaikselt üles minema, et mitte liiga teha endale. Pilet on siis 50 pahhi ja see teeb siis mingisugune €50 või midagi sinna kanti. Siit saad amuletti osta endale pärast ilmselt siis sükene koht. Mäetee läheb sinna poole. Kella 8-st kella 5-ni, jah.
tänan, õnneks on pilvine. Ma võtsin ka igaks juhuks selle sinise kaasa, et siin on kirjas, et peab olema jalad kaetud, äkki pärast ei saa sinna päris pühamusse sisse, et siis igaks juhuks võtsin selle kaasa. Hoopis siin on siis templi jalame ja siit hakkab kogu see teekond pihta ning siit punasest kastist saab siis vett kaasa võtta ning nüüd siis tuleb tegelikult hoopis see kellaaeg praegu ära fikseerida, et õige kellaaeg on hoopis 9:44, kui me hakkame siit üles ronima. Nii et kaua see trip kestab, seda ei tea. Hakkame vaikselt minema siit siis. 700 meetrit on üles minna. Väike maa, ma räägin, et on järs. Kõik võid ise ütlema, kui tahad pausi. Vaikne tõus, aga astmed pidid järjest järsemaks minema ja me oleme alles väga-väga madalal. Nüüd läheb jamaks. Ahah. Oi jummal. Nüüd läheb jamaks. Ma panen kaamera ära, siin on raske. Siin all esimese taseme juures pidid olema ahvid, kes siis ründavad. Siin nad on nüüd. Ja õnneks on inimesi praegu rohkem kui ahve, et äkki nad siis ei tule meile kallale. Ja. Et see siin kohe väga lähedal on. Tüübid on väga-väga lähedal. Üks vend siin tõmbab pudelit pilbasteks. See tee on ikka päris väsitav. Me ei ole tegelikult üldse eriti kõndinud. Alles mäe jalamil, ma ei tea, kuidas sinna üles jõuab. See on ikka korralik minek on siit. Kui väsitav. Järgmine level on siis sinna kuidagi jõuda. Hull värk. Üks poketi vend läheb veel ees seal. Pärdikud lihtsalt slaidivad siit kuidagi moodi. Kuram, see sinine sai vist ilma asjata kaasa võetud. Ei tea, kui kaugel oleme, veerand mäe peal vist. Oi jummal, väsitav.
Mamma! Siin näitab 491 steppi. Vaade on selline. Ja järjest raskemaks läheb. Vahepeal on veidike viludam. Siis jälle palavam. Need käepidemed, mida me kõnnime, need on tuli kuumad. Ja siukesed korralik järsak. Kohati on niimoodi vaja minna, veidikene nii on, siis on väga hästi. Kohati on nii. Ühesõnaga, proovime edasi minna. Siin näevad astmed hästi vigaseks, peab kuidagi väga rahulikult kõndima, et käna ei käiks. Me oleme jõudnud siis poole peale, 587 aastat ja veel on üks megapikk maa minna. Siin on üks koer ka veel. Ma olasin talle lonksu vett ja ta ärkas üles ja nüüd mul ei ole mingit anumat, millest vett anda. See hingamine peab olema hästi rahulik ja mida vähem räägid siin tõusul, seda parem on. Mõned üksikud venelased tulevad ka vastu, aga neid on vähe siin Aunangis. Vaade on juba selline 400 aastat veel. Väga kurnav. Vaated lähevad aina paremaks, väga ilusamaks. Minul on vaevatud nägu, aga kui ma keeran selle näo sinnapoole, siis sellel vennal on nägu nalja täis. Ei tea, miks selle koha nimi on Tiigri koobas. Ei ole veel aru saanud. Ei ole lugenud ka, ChatGPT käest pole ka küsinud, nii et täiesti üks suur avastamine. Eks siis üles jõuab, siis proovime translate'ida. 1000 sammu sai täis ja palju oli? 1260 ja need astmed on sellised üli järsud, nii et siit üks naisterahvas tuleb üles ja sisuliselt püsti ronid. Astme kõrgus on sama nagu lavalaua vahe. 50 senti on kuskil siis aste umbes, et kaamera läks ka väheke viltu juba, nii et see ka hakkab ära minestama siin. Eestlased, armsad eestlased, kes te ei ole käinud siin ja plaanite tulla siia Taisse ja Aunangi ja Tiigri koopasse siia, siis kellel on vähekenegi klepse asju või kas või teipi ja markerit, siis näete, saate siia oma teksti panna, kes käis, kus. Ma kirjutaks ka siia hea meelega, Antero käis siin, aga ei ole millegagi kirjutada, nii et meil on sisuliselt kohe jõuame kohale. Tundub, et see lõpp paistab seal ja me võtame selle viimase etapi kohe ette. Varba suutsin ka uuesti puruks lüüa siin. Ta kuskil 2 sentimeetrine niisugune haav on, eile oli vähemalt ja teipisin teda siin, aga kuna siin sealpool olid väga suured astmed, siis seal ma ei arvestanud astme kõrgusega ja plaks ja nüüd ma siin longin ülesse. Proovin kuidagi moodi sellega hakkama saada. Väga ränk ja vaevaline on. Allez, courage. Üks libisemine või kukkumine võib siin ikka väga halvasti lõppeda, et südamehaigetel ka tegelikult mina ei soovitaks siia tulla. Aga noh, proovime üles jõuda. Nii. Me kogu aeg arvame, et me oleme lõpus, aga tuleb välja, et ei ole.
lihtsalt ei jõua. Kuna ronid mööda neid torusid, et ära ei põletaks kätt, päikse käes kuumaks läinud, siis nüüd on näha, et kõik on roostes. Aga enam alla ka ei anna, nii et mul suva. 1107. 1107 kuskil 200 sammu veel. 1260. 1260, nii et meeletu töö ja vaev on ikka siia üles jõuda, aga noh, see jääb meelde ka. Aga käsipuud on nii tulised, et ma ei tea, kuidas see alla minek hakkab. Siin kätt vastas ei kannata hoida, see on üle kuskil sinna 50 kraadi kanti. Nüüd hakkame edasi minema. Ma ei tea, kogu aeg on siuke tunne, et samme tuleb järjest juurde. Vaade muidugi läheb järjest paremaks, aga jah, väga väsitav. Ma ei uskunud, et see on nii väsitav. 1143 minna. 1143. Ei, mitte minna, vaid on tehtud. On tehtud. Jaa. Tegelikult on väga vähe minna veel. Kui tahad puhka veel? How much more? I found them. 80 only. So easy. Yes. From the next. Okei, thank you. Vasakule olemegi ju kohal. Veame välja ära või? Davai. Anname agu siis. Ma olen joostes üles ja teen näo, nagu oleks kõik hästi. Ei, ma jooksma ei hakka siin, see on hullus, mida võiks teha. Ikka ei ole veel otse ja vasakule. Ei ole veel või? Ajas käru siis meile. Okei. Kui mäejalamil oli ilge põiekas ja tahtsin minna põiekale, siis antud situatsioonis ei ole mingit põiekat enam. Tohutu vedeliku puudus on. Üleval peaks olema mingisugune kraan, kus saab külma vett. Ja siit siis vaikselt niimoodi tiksume. Siin on mingi anum ja seal so many happy people here. Yeah. It's finished. Really. I see the temple there. Yeah. Viime Rooman üles välja. Läheb kaua läheb, võtame kaameraga selle viimase lõpu filmime üles, ei ole midagi. Tervet teekonda jõuaga. Küll ma vett joon üles, kui jõuan. Nüüd ma lähen lõpuni välja. Ei huvita. Või teeme veel peatuse sinu? Ei paistab, kurat ei tee risk. Ei tee. Ai, bля. Ei, lähen lõpuni. Ei huvita. Oi. Jalad löövad tuld all. Veel mõned astmed. Hakkab tõmpel. Lõpp paistab. Oi jumal. Fucking hell. Sa oled juba pool tundi päikest võtnud siin. Mina võtsin pool tundi tagasi siia. Oli kerge küll. Minul ei ole midagi. Sa oled pool tundi siin üleval juba olnud. Ma ütlen, naised on tugevamad kui mehed. Naiste auks. Ma siia üles ronisin, puidu ma oleks siin alla jäänudki. Mingi kanjon on seal all ja see vaade on ikka väga vinge. See käsipuu siin väga tugev ei ole, mina siia ei toetaks pigem. See tempel
ehitati siis 1975. aastal, see ei ole ise väga vana tempel. Nii et siia alguses üles päris ei pääsenudki. Alles 1990. aastal oli siis tehti viimased trepiastmed siia tippu ning see asub siis erinevatel andmetel 278 kuni 309 meetri kõrgusel siis merepinnast ning see on üks Tais Aonangis ehk siis krabis üks populaarsemaid vaatamisväärsusi, mida ma siin olen enda jaoks targemaks teinud ja kuna meil võttis aega siia 1 tund ja 45, siis ilmselgelt see koer jõudis enne meid, mida ma siin vahepeal näitasin teile. Nice. Et kõik, kes meil trepi ja pika teekonna peal on kohatud näod, on juba vaikselt siia üles jõudnud nagu meiegi ja siis ma olen tegelikult iseenda üle väga uhke, et ma siia üles tulin ja selle retke ära tegin, et puhkan siin piisavalt välja ennast enne, kui ma hakkan siis tagasi sammuma. Siin on plaadid, paljajalu peab kõndima. Aga vaated on väga ilust. Sellised vaated on siin alla orgu. Sellised ägedad kujud on siin. See oleks nagu klaasist tehtud üks. Nüüd olen veidikene puhanud siin templi juures ja võtan siis teekonna alla sinna kaugustesse. Sinna peab tagasi jõudma. See allaminek räägitakse, et on veel keerulisem kui üles tulek ja hakkan nüüd siis siit vaikselt alla liikuma. Peab oma plätatsit üles leidma. Ja kus seda vett sai? See niriseb seda väga vähe. Aga meil on vett veel vist? Mul on tühi. Seal on, aga seal peab nagu vajutama järjest. See peaks olema siis joogivesi või? Drinking water, ma hakkan siit siis vett pumpama. Võtta filmil seda vee pumpamist siis veidikene. Siin peaks siis sama. Ja ma räägin. Oh yeah. 24 hours. Yes. No siit jah. Nii palju selge. Mis siin on? Tahad raha saada või? No money, no water. Yeah. Ei tule, siit ei tule vett. Väga äge. Lähme ilma veeta alla siis. Minul on vesi. Mul on õhupall veepudeli asemel. 11.40. Hakkame siit alla liikuma. Üles tulime 1 tund 45. Ma ei tea, kaua me alla tulema. Äkki on veidike lihtsam alla minna. Ma ei tea. Ei oska seda öelda. Väga järsk on see minek ikkagi siit alla, aga kiirustades minna ei saa, sest siin rannaplätadega on see minek, siin toimub. No ei mõtle inimese loom. Mõni läheb ikka väga kiiresti alla. Jos sitä oikeasti kysytty, että onko ihan kummissa, niin on se tuolla pikkuisen nojailu raiteessa. No joo. Paha, kun tuo kaien loppuu niinku kesken ja... Naaberrahvas ka siin. Soomlased, aga minul läheb maru kaua aega siit alla tulekuga. Kuidagi põlvedele hakkab hullult see asi. Ja nad on kinniste jalatsitega, mina olen plätadega. Ilmselgelt on siin see jalanõu valik iga jumala kord on täiesti vale raisk. Siin järgmise lõigu peal, seal on niimoodi, et seal on üks
8-9 ahvi, nii palju kui ma jõudsin teid kokku lugeda. Ja kui sul on mingi suur kott, siis nad tulevad ründavad, ühel naisel hüppas selga ja see naine omakorda jooksis hooga mulle selja tagant peale niimoodi, et vaata, et lendad veel trepist alla. Ja nüüd ta sinna üles jäigi karjuma, nii et ahvid jäid temaga sinna tegelema, nii et mul on ainult seesama kaamera käes ja muud midagi ei ole. Aga huvitav nähtus on niimoodi, et kui ma siit jalutan, siis jalad tõmblevad all. Just alla tulekul on hakanud vasak jalg kategooriliselt keeldub koostööd tegemast. Aga noh, vaatamisväärtus on vinge selles mõttes, et ära seal üleval sai käidud. Kas õhtul enam siin Aonangi vahel ringi joosta jõuab, on ise asi. Seal suures templis seest tahaks ka veel alla ära käia või pühakoda või mis seal on, et meie omad on kõik juba alla ära läinud, nii et ma pean kuidagi järgi jõudma. Siin on näha siis see vana trepp, mis oli veel järsem. Palju ei ole jäänud enam alla. Väga väsitav. Ära jumala eest tule siia plätadega, nagu mina tulin, nii et see on üks lollemaid otsuseid jälle. Kinnine jalats, toss jalga ja sa saad palju rõõmsamalt alla tulla. Ma tulen 1 aste korraga või pool astet korraga, nii et plätaga on see lihtsalt brainless ja sisuliselt enestapp. Kuida muljed on siis? Äge, käidud? Käidud, äge või? Alla tulek tundus teile lihtsam või? Palju lihtsam. Ma ei saanud üldse. Me tulime mingi 20 minutit. Te tulite niimoodi 1 samm, teine samm, on ju? Ma tulin niimoodi mõned astmed. Tulime alla. Mul läks 28. Ei. Rohkem. Sa ütlesid kellaajaga, ma fikseerisin ära. No ei tea, vahet pole. Läks kooleks. No ka jah, sinna läks päris palju rahvast üles veel, ma vaatasin. Siin peab särgi selga panema enne kui templisse sisse minna, et ma juba ütlesin ära selle, kapuutsi ei tohi peas olla ja ühesõnaga, reeglid on reeglid, nüüd midagi teha. Reeglid kinni pidada pärast uuesti ära võtta seljast. Nii et kapuutsiga ei tohi sisse minna templisse, nii et viskame pilgu peale siis, mis seal templis siis sees toimub, et näeb siukene vinge välja. Wow. See väga ilus seest. Siin peab olema hästi vaikselt. Ma ei saa väga kõvasti rääkida, aga väga ilus koht on siin. Siin üks munk istub, ei teagi kaua ta siin on olnud, mediteerib ilmselt. Ja selline see pühamu välja näeb seest, et hästi vaikselt peab siin olema, et ei lärma. Jalanõud tuli jalast ära võtta ja jätsin jalanõud ukse taha ning vaatan, seal on ka üks väga huvitav kuju. Olen sellele ka veidikene lähemale. Ma ei tea, mis kuju see on. Turistid teevad pilte siin. Aga jah, need näod on siuksed ja kujud on väga huvitavad, näevad välja. See on hambad ja kihvad tulevad suust välja. Siukene kuju. Aga jah, tänaseks ma siit oma tänase postituse siit templi retkest lõpetan ja kui sa veel ei jälgi Sisulooja kanalit YouTube'is, siis ole hea, hakka jälgima. Igasuguseid seikluseid ootab ees erinevates kohtades, vahet ei ole mis riigis, aga iga päev üritan ma siis anda parima, et see sinuni tuua. Tšau!